tänase õhtu põhimõte on see, et me lähme rappa ja nüüd rabaga on see teema, et mina loodusfotograafina, mu lemmikkoht üldse käia on rabas ja just udused suvised rabahommikud. Aga mitmed aastate jooksul on ikka nii, et vaatad, et mitu päeva vaatad ilma, vaatad, super ilm, lähed kell 2 öösel rappa valmis või eelmisel õhtul rappa valmis ja mida ei ole, on udune hommik. Ilm veab alt ja seetõttu on tegelikult tihti tekkinud just selline nagu tunne, et või nagu pinge sellega, et nüüd kui ma tahan raba hommikut ja siis tuleb seda kuidagi ette planeerida ja siis see ootus selle ideaalse ilma suhtes on hästi suur. Kui me nüüd täna seda vlogi teeme, tahaks, et me saaks ideaalis just sellesse vlogi selle uduse hommiku. Aga et seda pinget veidi maha võtta, et kui homme seda ilusat rabast udu hommikut ei ole, udust raba hommikut ei ole, siis võib-olla see raba video, see raba vlog tulebki erinevatest videotest kokku, et näidata, kui palju tööd või mitte tööd, vaid kui palju käike võib-olla tuleb teha, et saada selline hommik, mida me ootame. Et udu tahaks, aga kui seda ei saa, siis käime lihtsalt suvel mitu korda. Ja ma usun, et see video, mida te nüüd siis nagu lõpuks siin YouTube'is vaatate, et siin küll te näete neid uduseid hetki ka. Mida mina tavaliselt jälgin, on siis see, et öise ja päevase temperatuuri vahel oleks võimalikult suur vahe, et ütleme, sellise sooja ja külma õhu kõikumine oleks võimalikult suur. Ideaalne on see, kui eelmisel õhtul on sadanud ja täna on terve päeva tegelikult sadanud. Ja kui veel õhtul lööb selgeks taeva, siis järgmine hommik võiks olla Okei, me jõudsime Antu Sinijärve äärde. Peace! Mul on eelmisest korrast ülilahedad droonikaadrid, sest Karli ja Nancy käisime siin. Ja see on ka üks põhjus, et miks me siia tulime, sest et sellest eelmisest korrast on nii lahedad kaadrid, aga me pole neid mitte kuskil kasutanud ja ma mõtlesin, et sellesse samasse vlogi võiks need droonikaadrid sisse panna. Okei, tegelikult ma hakkame nüüd drooni lennutama. Siin drooniga lennates ma näen, kui megavinge siuke udu on välja tulnud, sest ma ütlen ausalt, ma ei teadnud, et see Antu Sinijärv nii suur on. Eelmine aasta, kui ma täpselt aasta taga siin käisin, ma arvan, et on palju väiksem. Meil on sõita veel umbes 5 kilomeetrit, siis me oleme kohal, et me jääks päris pimeda peale, sest sealt, kes enda rabas on käinud, siis sealt hobuse kasvatuste juures raba on ja veits maad kõndida. Meil on 7 autot ja 2 motikat, aga ma reaalselt loodan, et ükski ei ole rappa, sest ma ei tea, seda torni ei tahaks kellegi jagama hakata ja hästi mõnus õhk on. Selline niiske ja et minu ootused homse hommiku suhtes on nagu see mõttes kõrged nagu nii, aga nagu on kõrged. Et sa arvad, sa oled suht kindel, et on udune. Ja, sest et ma ütlen, praegu on kõik need tegurid paigas, mis on nagu et Endla raba on reaalselt mu lemmikraba või nagu uus lemmikraba, et varasemalt ma olen hästi palju Kõnnu Suursoos käinud, Kakertee rabas olen käinud, Koitjärve rabas olen käinud, Viru rabas ka. Et aga laudteedega rabades tundub reaalselt Endla raba mu lemmik, sest mulle nii meeldib vaatlustorni asukoht seal Älvete ja Laugaste keskel ja mulle meeldib, kuidas neid laukaid on nii palju, et ma kujutangi ette, kui ilus võib see olla just udusel raba hommikul, et kõik laukad niimoodi on auravad ja siis see on see torn ja nagu ülilahe. Mõtlesime, et siia rabatorni saame selle telgi panna siia ülesse ja siis hommikul ilusaid droonikaadreid, kuidas ripptelk on ilusti siin üleval ja tuleb välja, et see torn on liiga väike. Ja reaalsus, kuidas meie telk on siis niimoodi.
hommik, kell on 3:30 hommikul saamas mingi 4:13 või nii, tõuseb päike. Kuidas siis öelda, et mida ei ole, on udu ühesõnaga. Sellest on kahju, sest et justkui kõik, millega tuli arvestada, et just täna Rappa tulla ja ütleme, ilm tundus perfektne eile õhtul. Et ma arvasin, et jääme magama ja siis hommikul ärgates või et on siia udu üles visanud. Aga nagu ma ütlesin, siis neid udusid rabahommikuid nii-öelda teadlikult taga ajades tuleb päris palju käia enne, kui saab sellise perfektse hommiku. Et paistab, et me udust rabahommikut ei saa, aga mida me saame, on 2 pulma. Täna on siis laupäeva hommik ja Endla Rappa on juhuslikult tulnud 2 pulma. Et vist üks reaalne laulatus toimub siin rabas, nagu siin all. Meile küll öeldi, et me ei pea telki kokku võrjama. Aga nagu just oli siin üks fotograaf, 1 pulma fotograaf ja siin toimub siis paaripanek. Kas see tuleb mul naiseks? Ma siin mõtlen, et pakuks välja, et teeme siis kohe 2 pulma videot ka, et saaks arve ära esitada ja hea nagu tuled hommikul Rappa ja siis järsku nagu tekkis 2 tööd ka. Pruutpaari jõudis ja umbes mingi 10 inimest oli veel juurde, mingi 40 inimest on siin all Tarnis praegu. Kitarriga mängitakse kuulake. Käib hinges tundeid, mis su kõrvu küll ei jõua ja kas sinu soov on seda abi? Käsi tunnen haihtub ka. On seda olukorda ka siin siis natuke, et põhimõtteliselt meie telk jääb otsa siia ette. Kahjuks või õnneks. Ja siis niimoodi tehakse pulmapilte. Me arvame, et Vaiko Eplik laulab seal all siis. Ja et mõnus, kui kell 4 hommikul sul rabas lauldakse. Nüüd, kui see hommikune märul siin läbi sai, siis võtsin, magasime 2 tundi. Aga ma ise tundsin alguses, kui see esimene pulm siia tuli, tundsin isegi nagu veits selles mõttes kergendust, et mina ei ole see, kes käitul magada ei lase, vaid et keegi teine toimetab sinna. Tänaseks siis omalt poolt lõpetame. Nüüd me suundume siit Luhamaale varsti ja sealt läheme siis tegelikult veel Meenikunna Rappa ka. Nii et tulebki selline uduste rabahommikute vlog, et ajame neid uduseid hommikuid taga. Et siis praegu lõpetame ja vaatame, kust järgmine kaader algab. Tšau! Ma olen nüüd mitu päeva Tallinnast eemal olnud, trenni pole saanud teha nii-öelda. MyFitis pole saanud käia. Siis iga päeva olen püüdnud veits kuskil trenni teha. Ja eile käisime siis Käitu isa juures päästes ja seal oli jõusaal ja kõik uudistajad seal majas ringi ja mina muidugi jäin kohe trenni tegema ja reaalselt tegin suht kiire trenni. Ja siis täna siin Luhamaal ka teen jõutrenni. Otsisime välja sellise jõuka pingi, ütleme rinnatsurumise pingi ja siin saab päris hästi harjutused ja mõned harjutused on isegi päris huvitavad. Ma näitan, et esmalt saab siin jalga teha, raskused küll väga suured ei ole. Ja siis saab siin selga teha. Hommiku osas ka nii palju, et magasime täna jälle telgis, nagu meil kombeks juba. Eile öö me ööbisime siis seal Endla rabas, siis tulimegi nüüd Luhamaale ja täna õhtul lähme siis Meenikunna Rappa. Et täna hommikul Käitu tegi mega mõnusa hommikusöögi ka seal telgis, et otselt ei küll filminud, aga siin story'st näete, et milline hommikusöök meil oli. Jõudsime siis praegu siia Meenikunna maastikukaitsealale. Pikalt ei räägi, sest vaikselt juba hämardub ja tahaks ikkagi enne pimedat telgi püsti saada ja nii-öelda selgeks saada, kuhu me selle telgi paneme. Et telgis näeme.
saime telgi püsti, aga nagunii jäi see hämara peale, siis me ei filmi mitte midagi, et lihtsalt tahtsime ruttu telki saada. Ja teine asi on see, et siin väljas on need mudalased või mudilased või ma kutsun mudilasteks neid, kes mudistavad meie peale. No need väiksed tegelased, keda ei ole näha. Ja neid oli reaalselt ühe käe peal, kui nad tulevad nagu käe peale või palja keha peale. Ja neid oli palja keha peale, kui ma lõpuks vaatasin, ma arvan, mingi 50 tükki vähemalt, aga nad on nii pisikesed, neid oli nii pisikesed, et neid ei olnud näha. Ja nad on meil siin telgis ka. Ütleme siis nii, et tänane rabaskäik läks natuke luhta selles mõttes, et õhtul, kui me telgi üles saime, oli täiesti pilves, sadas vihma. See hommikul sai nagu pool tundi enne päikesetõusus üles ärgatud. Vaatasin korraks telgist välja ja mis ma siis nägin, oli see, et taevas oli täiesti pilves. Et polnudki mõtet välja minna. Et jõudsime lõpuks siia Meenikunno rappa. Nagu ütlesin, varahommikul kella 3:30 aeg oli kõik pilves, siis ei näinud mõtet rappa tulema hakata. Magasime mõnusalt välja, aga seetõttu me ei mütta siin väga pikalt ringi, et ei olegi otsest mingit mõtet. Mis asja? Ära ütle nii, me teeme matka ikka ära. Terve matka teeme ära. Ja siis matkame autoni veel tagasi. Eeskujulikud matkalised. Ja me teeme suure matka. Umbes nädala jagu päevi möödas sellest, kui me käisime Endla rabas, siis vahepeal käisime Meenikunnos ja nüüd täna oleme Kätuga minemas Kõnnu Suursoosse, õigemini jätsime auto siia Kõnnu Suursoo ette ja Kätu jäi magama, tegime seal autos pesa ära ja kuna ta juba siia sõidul magas, siis ta ütles, et ta täna ei soovi rappa tulla. Aga mina siis suundun praegu rappa juba siia. Sõites nägime, kuidas udu oli avaramate kohtade peal ikkagi meeletult tugev ja taevas oli täiesti selge, helkivad ööpilved olid ja siis käisime ka kiirelt Jägala joa juures, sest see helkivad ööpilvedega Jägala joa pilt on mul päris pikalt mõttes saanud. Nüüd sain need pildid ka ja need tulid mega lahedad. Jägala juga voolab siin ja siin on siis helkivad ööpilved. Kusjuures ma pean ütlema, siia sõites oli räige udu siin põldude vahel, aga me tulime korraks Jägalale ka, sest et helkivad ööpilved ja Jägala juga on mul alati mõttes olnud. Aga ma ütlen, ootus on päris kõrge, sest et ma arvan, et täna on kindlalt rabasudu. Nagu te näete, seal on veel mõndade helkivate ööpilvede riismed. Seal on ka natukene. Sätin nüüd siis kaamera ülesse, et helkivate ööpilvede timelapsi teha. Vaikselt hakkab valgenema. Praegu on siis näha, et selgelt rohkem ja rohkem udu tuleb raba peale. Nagu
näete, siis siin selja taga päike just hakkab tõusma. Raba oli mõnusalt udune, nüüd siis lõpuks ma sain selle uduse rabahommikuga kätte, aga samuti põrkasin kokku siin ühe teise tuttav loodusfotograafiga, aga mulle tundub, et loodusfotograafidega ongi 2 võimalust, kus üldse kohtuda, kas metsas või rabas või siis loodusaasta fotokonkursil, et siis Ragnis äkki ütleb ka siin tervist. Et siis Ragis Pärmets ja oleme temaga koos ka pildistamas käinud. Aga praegu siis mul see kaamer teeb timelapsi, lennutasin ka drooni natuke, nii et päris mõnus on. Jõudsin siis Paukjärve tornist alla tagasi raba peale ja kusjuures see on siis seesama raba, kus on tehtud meie esimene vlog, kui me käisime talvel uisutamas. Suundun siis auto juurde tagasi, kus Kätu magab, et kell on 6. Ma ei tea, kuidas see hommik nii kiiresti läks. Käisime siis kokku 3 rabas siin nädala jooksul. Endla, Meenikunno ja Kõnnu Suursoo ja täpselt sellised seiklused meid siis vastu võtsid. Nüüd lõpuks 3. korral saime osa ka sellest väga ilusast udusest rabahommikust, mida mina tihti just jahtimas käin. Et alati ei lähe õnneks, nagu te nägite ka, aga võt täna siin Kõnnu Suursoos oli väga mõnus udu. Nii et mina omalt poolt lõpetan ja kui teile meeldis, siis kohtume järgmises vlogis. Peace, ciao! Kui nüüd kogu see sama video pidi lõppema 3. rabaskäiguga Kõnnu Suursoos, siis kui me saime selle ilusa rabahommiku koos ilusate uduste kaadritega, siis tulime nüüd veel enne selle sama vlogi valmimist või üldse me pole seda veel monteerima jõudnud hakata, tulime veel Kõnnu Suursoosse ja me leidsime, või me vähemalt otsustasime oma ripptelgi panna siia ülilahedasse kohta ühe suurema lauka servale, kus on rohkem puid, mis siis jaksavad seda ripptelki kanda ka, et noh, ütleme, et siin rabas on üldse see häda, et väga lauka serva mingit telki ei anna panna, sest nii kidurab männid ja see turba samal ei jaksa või ei hoia neid mändega väga juurtega kuskil kinni. Ütleme, et tänane päev on olnud hästi mõnus, et me tegelikult jõudsime siia telkima üldse juba eile õhtul, aga me väga midagi ei filminud, üldse nagu vlog ei filminud, aga nüüd otsustasime jääda terveks päevaks veel täna ja veel 1 ööks, et tegelikult meil on ka lumi kaasas, ma näitan. Ta on tervest päevast suhteliselt väsinud. Puhkab siin telgi all. Lumi, kas see võissu? Joo, et lumi on ka meiega seekord kaasas olnud täiega mõnna. Ta on täiega nautinud, vähemalt tundub nii. Muidu, kui te küsite, mis me siin terve päeva teinud oleme, siis põhimõtteliselt me käisime seal teise rabatorni peal juures, võtsin päikest ja siis ma käisin laukas ujumas, seda võite vaadata meie Instagrami story'st. Ja käisime järves. Ja käisime järves ka ujumas, Paukjärve ääres siis.
8 ajal hakkasime siis liikuma Kakertee raba poole. Nüüd on kell 2 öösel ja sõidame hoopis Viru raba poole. Elu on seiklus, nagu öeldakse. Ei, ma hakkan kohe monteerima. See on vlogger life. Nii siin montaažis töö käib. Kohe käib. Võetakse läpakas välja. Nii see käib siin. Näitame. Siin teised läheb ka magama. Liina, kus sa magad? Oma pesas. Nii, Liinal on siuke pesa. Tundub, et see rabavlog ei taha lõppeda, sest et me enam ei teagi, mitu ööd ma kokku rabas käinud olen. Aga siin sattusime Priidu, Liina, Kätu ja Joeliga veel kord rappa. Ja siis seekord siis Viru rappa ja täiega ilus hommik on olnud. Oot, nüüd vist lähme käime ujumas ka. 1, 2, 3. Kui soe. Ma ei jäänud juht kujaks. Ei jäänud. No nii. Lasin ilma püksata. Priit on ilma püksata. Ei tegelikult. Ma ei tea. Sellest 3 rabaskäigust sai hoopis vist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ööd rabas. Erinevatel kordadel erinevate sõpradega. Siis isegi Martiniga. Seda ma ei filminud, kuidas me Martiniga rabas käime. Aga ühesõnaga, selline siis rabavlog, nii et peace, ciao.